Kuule, ma nägin praegu väga kummalist looma. Suurt ilma kõrvadeta kassi, meres. Ainult pea paistis kivi tagant välja. Tegemist võis olla viigerhülgega. Nemad sarnanevad kassidele, aga vastupidiselt kassidele meeldib neile väga vees olla. Hallhüljes on teine Eesti vetes tegutsev hülgeliik. Temal on pikk koon. No siis on neil ju väga kerge vahet teha. Ei, tegelikult peavad selleks olema suured kogemused. Eriti noorloomade puhul on väga raske vahet teha, kumma liigiga tegu on. Mis asja sa mind kogu aeg õpetad? Kassil ja koeral ma ikka vahet teen. Mine merele, mine merele ja tee. Mine. Eesti kaugemate väikesaarte ümbrus on Läänemeres suuremaid hüljeste lesilaid. Külm talv on loomadele hea aeg, sest vähemalt 1,5 kuud püsiv jää võimaldab neil pojad üles kasvatada. Ometi ennustavad teadlased, et kliima soojenemine võib vähendada Läänemere jääkatte aega. Siis on hülged sunnitud lähenema rannikule, kus neid võivad ohustada kiskjad. Praegu on, ütleme, nii Eestis kui ka kogu Läänemeres on niimoodi, et nii viigri kui ka hallhülge populatsioonid on tõusnud. Viigrid muidugi suhteliselt aeglaselt, aga hallhülgeste arvukus tõusis ikka väga kiiresti. Nüüd paaril viimasel aastal ei ole need numbrid küll otseselt suurenenud, aga ütleme 2 aasta mingisugune väike kerge langustrend ei tähenda veel seda, et see oleks nüüd ka tegelik langustrend. Suurema osa ajast veedavad hülged vee all ja seal on inimestel nende tegevust keeruline uurida. Siiski on raadiomärgiste abil tehtud seire andnud teadlastele vajalikku teavet hüljestele oluliste piirkondade kohta, et neid merekaitsealasid luues arvestada. Nii on kinnitust saanud, et hoolimata välisest sarnasusest on hall- ja viigerhülge eluviis erinev. Hallhülged rändavad Läänemeres karjakaupa ringi, kuid viigrid seltsivad vähem ja on koondunud madalike ümbrusse. No me teame kõigepealt seda, et meil ei ole kohalikke hülgeid, meil on Läänemere hülged, kui me räägime hallhülgest, ja ka lisaks seda, et viigrid on ainult meie viigrid. Et viigrid me jagame lätlastega, kuigi Lätis ei ole otseselt selliseid kohti, kus nad veest väljas saavad käia, aga põhilised toitumisalad on näiteks Läti vetes.